Kristin, EM-i esimene mäng Portugali esindaja Sonia Gonçalves vastu 3 geimi lõpus vastane vigastuse tõttu lõppes mängu varem. Kuidas mängu kokku võtad? Jah, ütlen, et mu debüütmäng oli see üksikmängus, et selles mõttes on see vist arusaadav, et väga närviline rabelis mäng, eriti just esimene game. Et ei suutnud üldse kuidagi enda mängu käima saada. Aga teine game nagu võtsin ennast kokku ja hakkasid juba minu nii-öelda löögid ja plaan nii-öelda ka töötama. Ja ka kolmas game, et mul oli juba üsna kindel edu sees. Et juhtsin kolmandas ja siis, kuidas vigastus tekkis. Olid oma vastasest kuskil 30 kohta maailma edetabelis kõrgemal, läksid kindlasti sooviga võita, kas esimeses game'is seeliga kammitses või ikkagi EM-il esimest korda üksikmängus natuke andis tunda? Ma arvan kindlasti kõik väiksed asjad kokku, et esimene mäng on alati selline pisut närviline ja et kindlasti suur soov võita, et ma arvan, et kõik asjad kokku. Järgmine vastane on lätlanna Jeva Poppe, kui hästi sa tema mänguga kursis oled? Üsna hästi olen tema mänguga kursis, et viimati mängisin just paar kuud tagasi võistkondlikud Euroopa meistrivõistlustel ja et olen tema mänguga kursis. Ja homne eesmärk on? Ikka võita. Homme on sul 2 mängu, ka paarismängu Selinaga alustate sellel turniiril 3. asetusega Taani paari vastu. Mis mõtted sul paarismängu osas on? Jah, et paarismängus oleme mitmed aastad juba väga tugeva loosi saanud kohe esimeses ringis, et kindlasti tuleb raske mäng, aga et anname kõva lahingu. Aitäh!